Tere, armas rahvas! On nädala energiate vaatamise aeg, mis ootab meid ees järgneval nädalal, hetkeenergiad ja siit edasi nädala jooksul. Vaatame 3 kaardiga, mis hetkel läbi tulla tahab, mida meil oleks hea ja vajalik teada, märgata. Teine kaart ka. Võib tähistada nädala keskpaika, aga ei pea. Üks energia võib sujuvalt teiseks üle minna, enamasti nad nii toimetavadki. Ja 3. kaart ka, nädala lõpp. Väga hea. Ja vaatame, millega inglid meid rõõmustavad järgneval nädalal. Mida inglid aru näitab järgnevaks nädalaks. Tulija 9, sauade 9. Kõlab kokku sellega, et kuidagi viimasel ajal on tunda sellist väsimust ja und on rohkem, nii et kui sinul on ka nõnda, siis paistab, et see on kollektiivis valitsev energia, et sellist nagu justkui mingitel hetkedel jaksu ei ole ja tahaks magada. Mida see kaart ise ütleb on, ära anna alla, kaitse enda loodut, ole julge ning usu endasse. Draak on siin ka, Draak on siin toetamas ja jõudu andmas. Selle nädala energiat draakonid on näidanud ennast üsna tihedalt, nii et on nemad toetamas neid, kes draakonitega koostööd teevad ja keda see energia kõnetab. Nii, aga vaatame siis, mis nädal toomas on. Pentaaklite 6, müntide 6, andmise saamise tasakaal, jagamise ja vastuvõtmise tasakaal, et seda tasub järgnevate päevade jooksul eriti silmas pidada, et tasakaalu hoida igal oma tasandil, füüsilisel, mentaalsel, emotsionaalsel, spirituaalsel. Püüa hoida kõike tasakaalus ja jälgi, mida sa vastu võtad ja kust sa vastu võtad. Ja mida sa endast välja annad, ka sisekõne näiteks öeldakse, et kuulen praegu, et sisekõne jälgimine on oluline, kuidas sa iseendaga kõneled. See on viimasel ajal kerkinud mitmeid kordi ka joogatundides teemana, et kui me mõtleme oma peas midagi, et seda justkui keegi ei kuule, kuuleb ja kuidas veel. Looja kuulevad need, kes on tundlikumad, tunnevad need, kes on tajujad, nii et väga oluline on see, kuidas sa iseendaga räägid ja millist sisekõnet sa pead. See materialiseerub füüsilises plaanis ka. See on energia, signatuur, mida sa kannad. Nii et jälgi oma sisekõnet. Ja mõõkadu 7. See, mis on varjul, midagi on peidetud, võib-olla püüad ka iseenda eest peita, et kui ma ainult mõtlen sellest, et siis see ei tee ju midagi või see ei tähenda midagi. Tähendab, ma ütlen sulle, see tähendab väga palju. Et kui me arvame, et üksikisik või et ainult mina, et minust ei sõltu ju midagi, oi ja kuidas sõltub. Nii et hakkab see sellest pihta, et me mõtted, tunded, teod on tasakaalus, on sünkroonis, sest niipea kui nad sünkroonis ei ole, tekib energiapildis ebakõla. Ja ebakõlaline energia on natuke raske taluda.
et see sedab seda harmoonilist võnget, mida sa võib-olla tahaksid kogeda. Aga ise saboteerime tihtilugu enda kogemusi, enda loomingut. Sauade 4 ongi nüüd see imeline harmoonia ja tasakaal, milleni me igatseme jõuda. Et selline tähistamine, et sa oled nüüd antud kontekstis siis, et sa oled selle meeletasandi meistriks. Mitte sa ei lohise oma mõtete järel, vaid sina valid, mida sa mõtled. Sina valid, mida sa teed, sina valid, mida sa tunned ja sellest lähtuvalt, kuidas sa lood. Et kõik on sinu kätes. Vaatame korraks, mis kaardipakki alla jäi. Mis see selline üldenergia siis on. Sauade 7, selline energia põhituun. No jaa, see on oma väärtuste, oma tõekspidamiste eest seismine. Mitte ennast väga palju kallutada lubamine. Et see jääd sellele kindlaks, mida sa soovid luua. Nii nagu sa soovid luua. Sina oled see looja, sina oled see sauade 4 looja. Sul on siin tuleelement, tuli, loomiseks vajalik tuli, mõtteenergia, intellekt, meeletasand, mateeria, füüsiline plaan. Kui huvitav, mida ma siin praegu ei näe, on tundetasand. Kas peidad oma tundeid ka iseenda eest? Kas see ongi see, mis on peidus ja mida isegi ei taha endale tunnistada? Kas tunded on need, mis on peidus? No kaartide järgi tundub, et tunded on peidus. Aga nagu öeldud, see mõtete, tunnete, tegude, sõnade, mõtete, tunnete, tegude, sõnade tasakaal ja sünkroonsus on oluline. Nii et ka see, kui midagi peita, tekitab tegelikult ju tasakaalutust, eks ole, et meil on kõik tasandid olemas. Mis selle tunde tasandina siis nüüd on? Mida me peidame? Hirm, just. Nii, võtan ühe veel. Mida me peidame tunnetega seoses? Lõputu karisma, justkui ei julge. Et me justkui ei julge tundeid tunda, oma tundeid tunda, kartes, et see lööb paadi kõikuma ja kõik tasakaalust välja. Aga mis siis, kui see on just see oluline tasakaalustaja, see oma tunnete tundmine. Et see on just sellest tasakaalust puudu. Ja ilma selleta, ilma oma tunnete väljendamiseta, ilma oma hirmule otsa vaatamiseta ei saa me kogeda seda sauade 4, seda täiuslikku harmooniat. Lõputu karisma, see tuleb läbi tundetasandi. See kõigi oma tasandite tasakaalu saavutamine, siis sa saavutad selle kiirguse, selle sära.
ja nägin tegelikult enne siia laua taha istumist nägin, et võtan ka inglite juhatuse, inglite sõnumi sel korral, nende ingli õnnistused kaartide vahendusel. Vaatame, mida inglid selle teema kontekstis tahaksid meiega jagada. Kaitseinglid, peainglid, inglid, kellega sa koostööd teed, kes sind saadavad. Lootus. Julge tunda oma tundeid. Tuleb siit sellise suure sõnumina läbi. Julge tunda ja julge tunnistada oma tundeid. See on oluline. Tunnistamine on oluline, et sa tunnistad neid. Tunnistad seda, mida sa tunned ausalt. Sest milleks varjata? Looja näeb kõike, me kõrgemad minad näevad kõike. Su kõrgemad aspektid näevad kõike suuremas plaanis, nii et varjamisel pole eriti mõtet. Varjata pole mõtet, tunne oma tundeid. Tunne iseennast, seeläbi tunned iseennast. Ja kui sa tunned iseennast, siis sa lood oma sellest tuumolemusest lähtuvalt. Kõik su osad on sünkroonis ja koherentsed. Ja head tundmist ja imelist nädalat sulle.